tere! Mõtlesin, et teen teile sellise üldkollektiivse lugemise nagu tervis, armastus, töö, suhted. Ja need siis eraldi ja 4 elemendile, mis esindavad siis päikesemärke. Et maailmas toimus selline suur ärkamise protsess globaalselt. Isegi inimesed, kes võib-olla ei mõtle, et nad on justkui nagu ka hinged või spirituaalselt osati ka, nende terviklik mina on. Isegi nemad taipavad, et elus on midagi teistmoodi. Asjad ei tööta enam päris nii, eks ju. Ülikooli kraad, mis kunagi saadi, see enam paari aasta pärast, mõne aasta pärast on täiesti nullitud. Maailm liigub lihtsalt nii kiiresti. Ja hoopis muud väärtused on üles kerkinud. Ka tervises on kummaliseid asju, erinevad sündmused on kummalised, mis äratavad meid aina ja aina. Äratavad meid, selle kõige eesmärk on meid äratada. Ja väga paljud siis otsivad vastuseid, algselt täitsa, kui nad alguses ärkavad, otsivad vastuseid väljaspoolt iseennast. Ja on justkui nagu ohvrimeelsed või süüdistavad või siis päästvad. Aga selle kõige eesmärk on isiklikku vastutusse astuda ja otsida vastuseid iseenda seest või siis läbi iseenda, mis on sinu jaoks, mis ei ole. Väga paljud ju projitseerivad oma varjusid ja asju, isiklikke varjusid ja asju teistele. Ja sellepärast ongi väga tähtis, et sina oleksid iseenda sees, teaksid oma lugu ja oma asju, sest igal ühel on omad, me oleme kõik ühest ookeanist, ühest allikast, kuid igal ühel on omad kogemused, omad lood ja omad arusaamad elust. Ja väga paljud siis on ärganud, et religioonile või Jumalale oma murekoormad või asjad andma, kuid tegelikult Jumal on kogu selle loo, kõiksus, universum on kogu selle loodus on selle niimoodi seadnud, et ta on andnud meile vaba tahte ja kui me oleme mingi käki kokku keeranud, siis meil on isiklik vastutus seega korda ise teha. Jumal seda sinu ees siiski ära ei tee. Siin on see, kus on nagu võib-olla spirituaalne mõõde tuleb juurde, et ka Jumal ütleb, et do your work ikkagi, et see oli sinu vaba tahe, sa tegid nii, siis sul on vaja ka ise vigade parandust teha. Ja kui sa ei tee seda, siis veevalajastus on selline lugu, et ega keegi teine väljaspoolt sind pikas perspektiivis ei aita, siis su maapealne õppetund on kordama jäänud. Sa jääd ka spirituaalsesse vanglasse stoppama või oled nagu elav surnu või selles mõttes väga palju on ka äkksurmasid. Sest kui sa ei arene ise, ei mõista oma sõnade, mõtete, tegude tagajärgi, siis ongi nii, et maailm vajab siiski tasakaalu suunas liikumist. Et elu on siin suht konkreetne selles osas, ka Jumal, kes on kõik selle loonud, nii et kui sa oled mingi jama kokku keeranud, siis sul on ka vaja seda korrastada ise. Keegi teine seda sinu eest teha ei saa. Ja kui sa seda teed, siis loomulikult tulevad ka sellega seoses nii-öelda õnnistused ja etapid ja mina olen seda väga multiple kordi kogenud siis ja just selle tõttu, et ka mina olen oma teekonnal alguses olnud väljaspoole, aga üpriski kiiresti, kuna ma kuulan oma sisetunnet ja oma teejuhte, suundusin ma siis nii-öelda iseendasse. Ja see oli parim asi, mis ma üldse teha sain. Ja mis on veel minu puhul, valgustöötaja puhul olnud huvitav, et Jumal on mulle lausa nii suure vastutuse andnud selle tõttu, et kus ma olen toimetanud, et on öelnud, et vaata toorelt ausa pilguga kollektiivi globaalselt, mis toimub, kuidas toimub ja kuidas inimesed mõtlevad ja kuidas nemad näevad. Vaata seda, ilma hirmuta lihtsalt vaata seda. Vaata seda natukene koge, et sa saaksid aru sellest osast, et sa oled võib-olla liiga kõrgele, liiga kaugele driftinud, aga tore, et sa seal käisid ära, aga nüüd sul on vaja jagada seda, mida sa nagu
õppisid inimkonna kohta ja selle veevala ajastu kohta, iseenda kohta, teiste kohta. Sul on vaja seda siis neile jagada, kes selleks valmis on. Ja kui ma olin juba väike, siis tegelikult emad ja vanaemad pöördusid minu poole, et mina nende lastega või lastelastega räägiksin. Ja tõepoolest, ma olin alaealine, kui seda juba tehti. Ja ma mäletan, et ma võtsin seda südameasjana, kui minu juurde pöörduti. Aga ma mäletan, kui ma seda tahtsin teha, näiteks üks oli leinas, kellegil olid mingid muud probleemid ja nii edasi. Kas siis lapsed ise tulid minu juurde, minuealised või nooremad, või siis nende vanemad pöördusid minu juurde. Et kas sa saaksid temaga rääkida ja nii, eks ju. Ja ma mäletan väga tihti, et kui see tuli kuskilt väljast, kui laps ise või noor ise ei tulnud minu juurde, vaid kui see tuli kuskilt väljast, et palun räägi tega, et mina läheksin initsiatiivikalt ise rääkima, siis ma mäletan, et ma austasin seda, et mind usaldati selles teemas juba lapsena, ma olin vanem hing, olen ma kogu aeg olnud, eks. Aga siis, kui ma nagu mõtlesin, et praegu on see hetk, et ma võtan selle hetke ja räägin, siis ma nägin, et ma tajusin ja tundsin enne, kui ma alustasin millegiga. Ma olin hästi kohal ja mõistav, aga kui ma alustasin midagi, siis ma tajusin, et ta ei ole tegelikult selleks valmis, ta on nii selle sees. Ükskõik, mida ma ka ei ütle ja ma ka rääkisin, see ei aidanud. Tal oli vaja teha oma õppetund läbi. Ja mõnikord ongi nii, et ma siiamaani vahel nagu tahaksin jagada hoolimisest. Aga siis ma saan aru, et olen seda ka teinud ja siis ma olen saanud aru, et see on see sama asi. Ta on praegu protsessis, ta peab tegema the hard way läbi midagi. Ehk raskemalt midagi läbi, see on tema hinge see, et ta on täitsa välja lülitatud mitte ainult oma ema või isa või vanavanemate poolt, vaid tal oligi vaja see hardcore läbi teha, tema õpibki läbi kogemise. Aga see ei tähenda, et ta sinna kinni jääb. Seega ma olin lihtsalt hästi kohal. Aga kui noor ise tuli, siis ta oli valmis ja sellepärast mina teen ka sellist tööd, et ma jagan nagu lugusid, avan teemasid ja kui keegi tunneb lihtsalt, siis ta võtab ise minuga ühendust ja see ongi kõige õigem. Kui ta on inimene, on valmis. Võib-olla enne seda tal on vaja teha mingit protsessi, võib-olla keset protsessi ta taipab seda ja tuleb. Aga ma ei ole kunagi olnud selline nagu turumutt, kes läheb nagu selles mõttes isiklikult nina alla pakkuma või hõõruma või kuidas öelda, et tee nii või et ma eelistan seda, et mu tooted-teenused on mu koduleheküljel ja inimene, kui ta tunneb, ärkab ja õigel omas tempos, õigel ajal ja ta tunneb usaldust, siis ta ise tuleb. See on võib-olla selline kõige õigem viis, sest tõepoolest hingeõppetund ei saa läbida, see on vajalik, kui keegi teeb võib-olla ka mingi hardcore läbi, sest ta muud moodi muidu ei saagi õpitud. Et see on tema hingevalik ja seda tuleb ka austada. Selline Great Awakening on siis kogu aeg olnud, aga isegi Jumal ütleb nii, et päris nii ei ole, et oled terve elu olnud satanist ja siis järsku lähed kristlikuks ja kõik see varasem, mis sa oled nagu korda saatnud, see justkui nagu nüüd Jumal võtab enda kanda ja kõik need asjad. Mina isiklikult sellist asja ei usu. Ja siis, kui ta ei tee seda, siis minnakse tagasi selleks, nagu öeldakse, et elu on ebaõiglane, uskumusse hakatakse olema sõjakas jällegi kõigi ja kõige vastu. See ongi sellepärast, see tulebki sellest, et Jumal ei tee sinu eest ära. Ta on sul olemas, toetamas sind, et kui sa supi kokku keerasid, siis sa pead ka ise seda lahendama ja kasvama läbi selle protsessi. Siis on elu sinuga väga õiglane ka. Et väga paljusid ma tean, kes on ohvrimeelsuses süüdistamises pöörduvad Jumala poole, neil on illusioon, et Jumal lahendab kõik need asjad ära. Tegelikult Jumal on sul olemas toeks tagataustal, kui sa oled võtnud nõuks isikliku vastutuse võtta juba oma loodu eest.
väga tähtis on see, et ma ei ole nii, et ma hakkan nüüd homne päev heaks või asju, no parimaks versiooniks iseendast. Sul on alati vaja ka teha korda ja nagu sisemuselt tuumikuni välja seda, mis sa oled kas eelmistes eludes või selles elus teinud ja ka veeblaajastus on oluline ka, mis eelmistes eludes oled teinud. Kui see teravalt ülesse tuleb. Mitte kõik, aga kui tuleb teravalt ülesse. Või sa tunned lihtsalt raskust mingi teemaga ja sa tunned, et ma vaatan sinna, miks see siis nii on, eks ju, et selle lahendada. Et tunda kergus selles osas. Ja rääksin just ka haridusministeeriumiga selles osas, et õpetajatel on vaja tegelikult ka emotsionaalset intelligentsust vaja õpetada, mitte ainult akadeemilisust. See ongi see, et kui keegi praegu ülikooli kraadi või mingeid niisuguseid akadeemilisi dokumente ja diplomeid kogub endale, siis mõne aasta pärast on nad täiesti nullitud. Et veeblaajast on niivõrd muutlik ja nõudlik oma uutes vajadustes, et mingi aeg need, mis vana süsteemi järgi käivad, need nullitakse ära täiesti maapõhjani, no, nagu torn kukub kokku. Seepärast need enam ei toimi, see on automaatika muster. Ja ma rääkisin seal, kirjutasin, et õpetajatel on vaja palgalisa asemel hoopis emotsionaalset intelligentsust treenida neid, et neil endal oleks hea, nad vastupidav ja et nad ka õpilastega siis oleks erinevates pingeolukordades. Mulle öeldi sealt, et ollakse teadlik sellest ja see viiakse juba nende ülikooli hariduse programmi. Olgu, aga see, mis juba on saavutatud, need õpetajad, kes on juba läbinud, aga ei ole seda saanud, nii vanakooli kui ka uue kooli koolkonna õpetajad, ka nendega tuleb eraldi siiski sellist enesearengut enda tundma õppimist ka emotsionaalsel tasandil tunda. Sest see on justkui nagu kui poes mingi toode läks käiku, siis kutsutakse ju kliendid tagasi neid tooma ja täiendatakse, antakse asendus või antakse raha tagasi või mingi teema, eks ju. Et praegu on see terav olukord lihtsalt, kui sa vaatad uudiseid, sa näed, et sellega on terav olukord. Nii, vaatamegi siis tervis. Tervis on tähtis tulla enda keskmesse. Ennast toetada. See ongi see, et ma mitte paha pärast, vaid tõesti õpetajatel on, muidu praegu on selline olukord, et on arusaamatuste tõttu lahkumas, on arusaamatuste tõttu pinged, ka õpetajad justkui nagu projitseerivad ebateadlikkusest oma kogemusi grupile olles selle juht, see loob kaost, eks ju. Et see on tema kogemus, ta peab eristama oma isiklikku elu ja tööelu selles osas nagu. Nii, tervis vaatame siis veeelementidel. Tervis veeelementidel. Veeelementidel on üks kummaline osa. Nad oleks justkui nagu vahetanud rolli kellegi vanemaga, kuigi nad on ise noored. Aga nad tegelevad selle parandustööga. Nad on sellest midagi aru saanud. Nad tegelevad oma sisemise lapsega. Võib isegi olla, et nad on kellegi surnu kohal olnud, veeelemendid. Ja nad on olnud ohvri selles,
Nad on otsinud endast väljaspoolt vastuseid. Aga nad on ümber kirjutamas oma lugu. Ja see lugu pöördub, taandub. Nad on mõistnud seda. Kas on mõistnud juba või alles mõistavad? Kehatöö on tähtis. Ja teadlikkus. Kõik on hästi. Tunnen, et elu toetab sind sellepärast, et sa oled võtnud isikliku vastutuse. Tervis tuleelemendil. Tervis tuleelemendil. Tervis tuleelemendil. Tervis tuleelemendil on justkui nagu seotud ka suhetega. Siin on nagu mingid käärid, et üks soovib nagu sügavamaks minna suhetes, teine tahab võimu võidelda või on selline eemale niisugune nagu kuidagi öelda külm või nii. Tuleelemendi partner võib olla külm mingis osas ja ei taha liiga sügavuti minna. Tahab võimu võidelda. Samas on seal nagu nii-öelda kirg, aga ta on muret tekitavalt kauge ja pigem eelistab sõpradega, pigem eelistab olla kaitses ja sõpradega väljas käia. Et siin on näha, et on tuleelemendil justkui nagu tervisega mure selles osas. Ja siin on ka parasjagu võimuvõitlust. Ma ise tegelikult näen nagu soov tähelepanu järgi. Kutse on siin tegeleda oma eesmärkidega ja if it's meant to stay, it's meant to stay, vaata. Jah, tegeleda oma hobidega, et kui ja kindlasti kukutada ära võimuvõitlus, et see mõni arvab, et see on spicy, tegelikult see ainult see ei ühenda. Nii. Millegipärast tahan öelda, jah, las ta olla. Nii. Õhk, tervis, õhk. Õhul on tervislik kõneleda läbi oma kogemuste, mida ta on saavutanud. See on, siis ta on universumiga nii-öelda koostöös. Edukalt edasi liikuda, olla kontaktis oma sisemise lapsega. Õhu element justkui nagu on hästi keskendunud iseendale. Siin on ka nagu mingi leina lahti laskmine. Piiride seadmine. Väljendusrikkus. Väga hea edasi liikumine läbi selle. Mingi leinaprotsessi lõpetamine rahuga. Ollakse nii-öelda
väga hea energia tuli siit, kuidagi värske läbi selle. No kui leinaprotsessi lõpetadagi ära, siis ongi niisugune värske uus algus. Edasiminek. Maa, element, tervis. Mittemaalikud energiat on siin selles osas, et kasutatakse rohkem oma intuitsiooni. Ja võib-olla kui varem on oldud selline, et oldi nagu kõigile olemas, siis nüüd piiratakse oma, see on väga maaelemendilik, et oma piire seatakse. Ja kasutatakse oma intuitsiooni, kellega suhelda, kellega mitte, kellega sügavaks minna, kellega mitte. Ja keskendutakse oma kehatööle. Keha, meel ja hing isegi võiks öelda. Ja sellega taastuvad ka nii-öelda jõuvarud. Tervis koha pealt ma usun, et kõik minu raamatud on händi, kui nüüd siit läbi tuli leinaraamat Uno Pukefeles, minu koduleheküljelt leiad. Tervise kohta kindlasti ka Apollonia lugu depressioonist ärkamiseni, mis on selline Great Awakening ehk suure ärkamisprotsessi ettenägelik lugu, mille ma kirjutasin või mis leidis trükivalgus siis 2021 aastal. Ja mis siit veel siis läbi tuli? Sisemise lapse töö ka on ju. Võib-olla vabastavate lausete kogumik on ka, eks, väga tervisele. Need 3 on arvatavasti tervise valdkonnas kõige paremad. Kui sa aga soovid mingi üks-ühele vestlust, siis kaugkõned on minu puhul väga populaarsed. Ja millegipärast ma tahan ka siia lõppu rääkida sellist nagu raamatu soovitust, mitte minu raamat, vaid hoopis teine, painav söögiisu. Et kui sa tahad oma söögiisudele, näiteks magusaisule või sellistele kordusmustritele leida vastuseid, selle asemel siin käis vaata trenn väga palju läbi. Et üks asi on trenn, aga on ka väga tähtis jälgida ju, räägitakse oma toitumist. Ja see raamat painav söögiisu on ääretult nagu konkreetselt aitab sul näha, mis toidud või kuidas sa nagu teed mingeid mustreid sabotaaži endale. Ja see aitab sul läbi näha ja tegelikult see aitab ka sul trenni mõjule paremini kaasa, kui sa tead neid asju. Lausa pekk sulab on ju, kui sa oled teadlik nendest asjadest ja ei vaja enam näiteks mingit magusat või mingit toitumisharjumust. Et painav söögiisu on jah üks väga tore raamat, kus sa kindlasti leiad mingeid vastuseid endale. Minu jaoks on väga äratav raamat. Ja reaalselt on võimalik, et kui sa oled terve elu olnud selline magusarmastaja, et see ühtäkki kaob ära või väheneb või kaob sootuks ära tõepoolest see vajadus, sellepärast, et sa mõistsid mingi mustri läbi. Ja kindlasti see painav söögiisu, see raamat, mitte minu raamat, guugelda on väga hea abimees sulle selle tee käimisel. See käib ka sellise nagu tegelikult tervise alla, kui nii võtta, eks ju, et see käib ka sinna tervise teema alla, selline väike lisaraamatu soovitus siis minu poolt sulle. Kindlasti on terviseraamatuid väga palju veel, kuid praeguse seisuga tuli selline läbi. Ja roheline tee kindlasti on väga hea. Roheline jäätee, roheline tee. Igatahes
kui sa siit said midagi kaasa, anna mulle teada, anna mulle märku. Vaatame võib-olla mingi lõppsõnasid ka. Ahah, siin näitab väga toredasti, et tingimusteta armastus. Basically tagurpidi tuli devili energia, tuli krokodill, kaljukits, kukk tuli tagurpidi ja selle alla tuli kohe voog. Et mingi voog, energeetiline voog, joondumine läks paika, nii-öelda siin kellegil mulle tundub. Ja ütleb, et vastandid tõmbuvad. Tingimusteta armastus, joondumus, küllus, teadvus, õnn, rõõm, tore, keskpäev. Jaa, tore. Jaa, rõõm kuulda. See ongi ju tervise võti. Et mingid takistused, sõltuvused, kas painav söögiisu on sõltuvustest vabanemine ju ka, eks ju. Et igasugustest mis ma siit näen oma kaartidest, mis alati on nii täpsed mul alati, on see, et mingid sõltuvused või kinnisidee, sundmõtted nagu tagurpidi tuleb nendest välja ja astud voosse. Vastandid tõmbuvad yin-yang, eks ju. Tore. Anna teada, kuidas sul läheb ja nägemist.